No nii, tere tulemast siis meie esimesse podcasti. Oleme siis sellises saates nagu 3 punast kaarti, meie esimene podcast ja mina olen siis Ernst Rajasaare, selle saate juht. Minu kõrval on sidekick George. Tere. Oskar Saaremäel. Alati olemas. Ja selle saate mõte on siis selles, et räägime igasugustest uudistest, jalgpallist, mis on maailmas toimunud. Tänase saate teemaks on siis Premier League'i hooaja lõpp ja Manchester United, uus peatreener ja Old Trafford. Aga alustaks siis sellest, et Premier League'i hooaeg sai just läbi. Manchester City võitis selle ja mis sa arvad, Oskar, kuidas see viimane voor läks, et kas oli siukest nagu pinget ka tunda, et nagu viimane mäng ja et oli ju tegelikult Aston Villa väga lähedal sellele võidule, aga siis ikkagi City võttis selle võidu 3-2 ja näitas klassi viimastel minutitel. Jah, nii oli, et Aston Villa tõesti juhtis seda mängu 2-0, aga no Ilkay Gündoğani vastu ei saa. Ei saa tõesti, jah. Georg, sinu muljed? Kui palju sa seda mängu vaatasid üldse? Et kuidas sulle tundus, et Aston Villa ju tegelikult mängis alguses väga hästi ja Philippe Coutinho lõi ju ka 2-0 väga ilusa löögi vasakusse nurka, et võta see mäng kokku, et kuidas sa vaatasid seda mängu? No ega ma tervet mängu ei vaatanudki, on ju. Aga ma nägin, kuidas Aston Villa päris hästi mängis, et need löögid olid head, võimalused olid head ja oli ka natuke, seal alguses oli ka natuke rohkem kui Cityl minu meelest. Jah, aga nüüd siis on niimoodi, et Manchester City esimene, Liverpool napilt 1 punktiga maas, City's teine, Chelsea 3. ja Tottenham on siis viimane meeskond, kes saab pileti järgmiseks hooajaks UEFA meistrite liigasse, et Arsenal napilt jääb 2 punktiga eemale sellest finaalturniirist. 69 punkti neil on ja West Hami näeme siis järgmine aasta konverentsiliigas ja Manchester Unitedit näeme hoopiski Euroopa liigas nagu ka Arsenali. Aga läheme siis nüüd natukene lähemalt vaatama Manchester Unitedi meeskonda. Hooaeg on nüüd läbi ja ei tulnud ka väga ilus viimane hooajamäng neil, et kaotus ikkagi Crystal Palace'i vastu. Crystal Palace seal tabeli keskosas ei ole olnud väga hea hooaeg, ausalt öeldes. On olnud mitu treeneri vahetust ja nüüd siis ka see, et Erik ten Hag tuleb FC Amsterdami Ajaxist peatreeneri ametisse. Ütleme nii, et ta on öelnud, tööd on veel palju teha ja ta pole küll veel ametlikult peatreener, aga juba on rääkinud kõikide mängijatega Zoomi teel ja Erik ten Hag on siis olnud Ajaxi treener väga kaua aega. 2-2 viimati tegi Ajaxiga viigi Vitesse vastu, kuid tegelikult nad just on võitnud Eredivisie ehk siis Hollandi kõrgliiga tiitli. See oli päris kindel võit, aga nüüd siis uus karjäär Manchester Unitedi ridades ja on võimalik suvel teha väga palju tööd. On tõesti vaja see tiim uuesti üles ehitada ja mis sa arvad, Oss, millised on need asjad, mida hakkab tegema Erik ten Hag selle tiimiga? Ma arvan, et kui ten Hag tuleb, siis Manchester United, ma arvan, et nad muutuvad täielikult. Et ma pakun, et võiksid sinna top 3 kandideerida. Top 3. Georg, mis sa arvad? Värske treener, suvel palju tööd teha. Mis sa arvad? Mis on varajased ennustused? No võib-olla on seal kuskil top 3 kuni top 6 vahel, et nagu võimalused on väga suured.
no et nagu treener näeb päris valmis välja, et kui palju tööd ta tahab teha. Et näeb, et ta on suveks valmis. West Ham siis jäi napilt Manchester Unitedist eemale 2 punktiga, sellest juba rääkisime. Siis ma tahaks sinuga rääkida veel natukene Old Traffordist, Georg. Sina käisid värskelt vaheajal Inglismaal, käisid Manchesteris Old Traffordi tuuril. Mida sa seal nägid ja kas käisid ka mängijate riietusruumis? No ikka ma käisin kõikides kohtades, mis on väga tähtsad. No igatahes tribüünid olid väga pikad, et nagu no natukene lühem kui Jeesus. Aga siis seal oli sükene nõme reegel, et juua tohtis mitte väljaku peal, et juua pidi sees jooma. Et sa väga ei saanudki seda väljakut vaadata, mis oli päris nõme minu meelest. Ja no ma käisin ka seal riietusruumis, olid päris, sükene nii suur ei olnud, aga nagu, seal ei olnud väga, seal olid ainult särgid ja muud ei olnud seal. Ja seal, ma ei tea, seal olid päris ilusad vaatekohad. Georg, räägi meile sellest Manchester Unitedi kuulsast Hall of Fame'ist, kuulsuste saal, et kas seal ka käisid? Ja minu meelest ikka käisin. Seal olid, seal näitas kõike asju, mis juhtus nende professionaalsete jalgpalluritega. Oli päris kurvad asjad seal ka, aga nagu muidu seal oli ka päris palju medaleid ja väga palju karikaid. Milline oli nende karikate kapp, kas oli paksult täis või oli seal paar? Paksult täis. Okei, vaatame, kui paksult see järgmisel hooajal täis on. Nii, aga võtame siis Premier League'i ka kokku, et lõpetame selle saate ilusti ära. Nagu öeldud, siis Manchester City võitis, Liverpool teine, Chelsea mängis tegelikult ikka oma hooaja lõpu täiesti maha, et kui see Venemaa hullus Putin hakkas Ukrainale kallale minema, siis ikka läks kõik maa tasa, sellepärast et oli ju Chelsea'l Vene omanik ja pidi klubi maha müüma ja sellest ajast alates ikka läks kõik täitsa aia taha. Et ikka olid esimesed ja siis langesid 3. Peaaegu oleks Tottenham saanud nad kätte, aga igatahes Tottenham siis 4., Arsenal 5, jäid napilt meistrite liigast välja, Manchester United 6. jäid West Ham 7., Leicester City 8., Brighton 9., Wolves 10., Newcastle 11., Crystal Palace 12., Brentford 13., Aston Villa 14., Southampton 15., Everton jäi ka napilt relegatsioonist välja 16. Leeds United kukkus viimaste mängudega väga palju alla, et väga napilt oleks relegatsioonis olnud. Burnley 18. ja peab alustama oma hooaega EFL-is ehk siis Inglismaa teises liigas, esiliigas ja ehk siis EFL Championshipis. Nii peavad ka seda tegema Watford ja Norwich. Aga oleme vaadanud sellel nädalal väga palju jalgpalli, et nüüd selle saate lõpetuseks ma küsiks teilt, et Oskar, nagu saate nimi meil ütleb, 3 punast kaarti, siis ma küsiksin kõigepealt sinult, et kes saab sellel nädalal punase kaardi? Minu punane kaart läheb Tyrone Mingsile, sest see City mäng, see läks ikka nii käest ära, et ta ei saanud seal keskkaitses ikka üldse hakkama nendel viimastel minutitel. Ei saanud üldse hakkama, jah, et ikka ei suutnud ära kaitsta neid viimaseid lööke, mis Ilkay Gündogan ja Rodri tegid.
ja Georg, kellele sina annad oma punase? Ma arvan, et mul isegi on väga arvamust, et ma sain kohe aru, et ikka Sterlingule oleks pidanud minema see punane kaart, kuna kui ma vaatasin nüüd seda Aston Villa mängu, siis ma nägin, kui palju ta teeskles, et vahel tulid isegi vead ja no see teesklemine oleks, nende teesklemistega oleks kindlasti läinud kokku üks punane kaart. Mina annan oma punase kaardi tervele Aston Villa kaitseliinile. Ei suutnud üldse vastu pidada ja see on üks suur miinus ja sinna taha jäi ka Liverpooli liigavõit. Nii, aga kallid kuulajad, meie siin stuudios tänaseks võtame otsad kokku. Mina olen Ernst Rajasaare, minuga ühinesid sidekick George ja Oskar Saaremäel. Aitäh, et kuulasite ja see on 3 punast kaarti. Kuulake meid ka järgmine kord. Ja nüüd lisaaeg. Sidekick George'i anekdoot. Miks oli mustkunstnik jalgpallimeeskonna kapten? Ta oli parim kübaratrikkide alal.